Tere! Mina loen teile siin lugusid suurest tõllust, mille Eno Raud on kirja pannud. Kõik, kes on kunagi sõitnud Saaremaa vahet, siis seal käivad praamid, mille ühe nimi on Tõll ja teise nimi on Piret. Nii et nüüd te siis teate, mis kangelaste järgi need praamid on nimetatud. Muistsel ajal elas Saaremaal võimas vägilane, suur Tõll. Juba poisikese põlvest peale hakkas ta kanget jõudu ja vahvust näitama. 3-aastaselt oli Tõllul hariliku mehe ramm ja kasv käes, aga 7-aastaselt sõi ta juba 5 mehe eest ja norskas magades nii, et uksed ja aknad lahti lendasid. Isa oli poisiga püsti hädas. Tööle ei saanud teda panna, sest kuhu Tõll käe külge pistis, seal olid kohe tükid taga. Ja katsu sa niisugust vägimeest toita, varsti sööb talu tühjaks. Isa saatis siis poisi mööda Saaremaad ringi hulkuma, ise endale leiba otsima. See meeldis Tõllule väga. Poisil jõud aina kiheles kätes ja kus aga iganes suurt rammu tarvis tuli, seal oli ta kohe abiks. Nii polnud ka tema leivakott kunagi tühi. 10-aastaselt oli ta juba ka vahva sõjamees ja materdas vaenlasi, kus aga nendega kokku juhtus. Varsti oli suur Tõllu vaprus Saaremaal ja kaugemalgi kuulus. Pärast isa surma läks Tõll oma kodukohta Tõllustele tagasi. Ta kosis endale naiseks Pireti, kes oma suure kasvu ja jõuga oli Tõllule igatepidi vääriline elukaaslane. Tõllust sai saarlaste juht ja valitseja. Aga kuigi ta oli nii vägev ja kuulus mees, ei pidanud ta kunagi sulast ega tarvitanud talus võõrast abi. Aja jooksul õppis ta oma jõudu ka kergemate tööde jaoks jaotama. Kas juhtus veepang kaduma või läksid piimapütil vitsad katki, ikka saadi omal jõul hädast üle. Nii tegi Tõll kodus rahulikku tööd, kui aga vaenlane maal käis ta sõdimas ja vahvaid vägitükke korda saatmas. Suur Tõllu kuulsus ulatus iga päevaga ikka kaugemale ja hakkaks lõpus silma vanapaganale endale. Teab, mis karutempe see mees seal teha võib, mõtles vanapagan. Vaja lähemaid teateid tuua. Nagu mõeldud, nii ka tehtud. Vanapagan kutsus oma kõige vanema ja targema sulase enda juurde ning ütles: Mine kuula järele, mis nad seal Saaremaal Suurtõllust ka pajatavad, head või kurja? Põrgusulane asus teele ja jõudis õhtuks Kurelaiu külla. Palus seal öömaja, mida lahked külamehed ka lubasid. Eks ta siis hakanud ääriveeri Suurtõllust juttu tegema. Kuulis aga varsti, et külarahvas vägimehe kohta ainult kiitust kõneleb. Selle peale sai ta hirmus vihaseks ja läks külast ära. Istus ühe päratu suure kivi peale maha ja pidas kaua aru, kuidas külarahvale kätte tasuda. Viimaks tuli ometi hea mõte pähe. Ta teadis Kuramaal ühe suure mäe olevat. Selle tahtis ta ära tuua ja Kurelaiu külale kaela visata. Moondas siis põrgupoiss enda suureks mustaks linnuks ja lendas otse Kuramaa poole. Sinna jõudes võttis mäe selga ja kohe jälle tuldud teed tagasi. Ning küllap ta olekski kogu küla mäe alla matnud, kui suur Tõll enne poleks jaole jõudnud. Aga õnneks juhtus Tõll lindu nägema. Ta haaras maast suure kivimüraka ja viskas linnule pihta, nii et see oma koormaga kohinal merre kukkus. Sedaviisi sündis Abruka saar, mis linnu kuju meenutab. Ühel päeval kihutasid Tõlluste õuale sõjakullerid. Tule ja aita, Tõll, hüüdsid mehed. Vaenlase laevad on Katri rannas. Mina tahan täna õhtul Hiiumaale sauna minna, ütles suur Tõll. Homme olen ma aga teie juures ja siis saame näha, mis tuleb ette võtta. Ärge ainult vaenlast vahepeal silmast laske. Saadikud olid rõõmsad, et suur Tõll appi lubas tulla ja tõttasid tuldud teed tagasi. Tõll aga võttis 5 süllase palgi kepiks kätte ja kõndis otse läbi mere Hiiumaale. Siin elas tema vennapoeg Leiger,
kes samuti vägev hiid oli, kuid nii kasvu kui kanguse poolest Suurtõllust siiski maha jäi. Kui Tõll nüüd leigrisaunas tublisti oli vihelnud, tuli ta Saaremaale tagasi. Siin tegi ta aga kogemata oma puhtad jalad mustaks. Pahaselt ütles Tõll, see koht kandku nii kaua Mustjala nime, kui Saaremaa seisab. Ning kannabki Mustjala oma nime tänapäevani. Tõll läks edasi Katri randa, et seal vaenlasi minema kihutada. Kuid vaenlased olid juba läinud. Nad olid teada saanud, et suur Tõll tulemas ja põgenesid kiiruga kaugele merele. See ongi hea, ütles suur Tõll. Ma tahan sauna peale natuke puhata. Ta läks ühe mäekünka juurde ja heitis sinna magama. Sellest ajast peale nimetataksegi seda mäeküngast Tõldemäeks. Järgmisel hommikul läksid Vedruka küla lapsed Tõldemäe juurde karja ja nägid, et suur Tõll seal magab. Lapsed tahtsid kangesti teada saada, kui pikk see suur Tõll õieti on. Nad võtsid nõuks vägilase üles äratada. Mõned vallatud poisid läksid päris magaja juurde ja hüüdsid kooris. Suur Tõll, tõuse üles, vaenlane on maal. Suur Tõll ringutas, ajas end põlvili ja vaatas üle männilatvade ümber ringi. Nii suurt meest nähes panid lapsed plehku. Kui Tõll märkas, et teda oli narritud, sai ta vihaseks ja hakkas lastega riidlema. Ta hääl oli nii vali, et mäed värisesid ja merevesi virvendama lõi. Kui ta oma pead raputas, tekkis ta juuste liikumisest nii tugev tuul, et loonamännikus palju puid maha murdis. Peale selle viis seesama tuul Mäepää peretoa katuse pealt ära ja tõstis üles pilvedesse. Viimaks langes katus Lümanda järve, kus sellest väike saar sündis. Kui nüüd suur Tõll kord juba üleval oli, ei heitnud ta enam uuesti magama, vaid seadis sammud kodu poole. Siin jutustas Piretile oma juhtumised ära ja tahtis lõpuks natuke kehakinnitust võtta. Värske kapsasupp oli Tõllule ammust ajast meelepärane roog. Sellepärast seadis Piret katla tulele, Tõll aga astus otse läbi mere Ruhnu saarele, kus ta kapsaaed oli. Ta ajas paraja jao kapsaid kotti ja ruttas tagasi. Kui ta koju jõudis, oli vesi juba keemas. Piret pani kapsad katlasse ja varsti oligi igatsetud toit valmis. Nii sai Tõll tubli kõhutäie, mis talle mitmete toimetuste peale ka ära kulus. Järgmisel päeval kihutasid saadikud Sõrvemaalt Tõlluste õuele ja tõid kurbi teateid. Need vaenlased, kes Katri rannast ära põgenesid, olid nüüd Sõrve säärel maale tulnud. Nad rüüstasid rahvast, riisusid varandust ja tapsid neid, kes vastu hakkasid. Pealegi olid kõik nooremad ja tugevamad Sõrve mehed parajasti merel kala püüdmas. Sellepärast palusid saadikud väga, et suur Tõll neile appi tuleks ja ka omalt poolt mehi kaasa võtaks. Ei nüüd olnud aega pikka aru pidada. Suur Tõll pistis kummassegi 6 taskusse 10 meest. Siis laskis ta Piretil taskut keskelt kinni õmmelda ja pani veel 10 meest mõlemasse taskusse juurde. Et alumise korra mehed ära ei lämbuks, lõikas Piret meeste suude kohalt kuube nii palju katki, et sealt parasjagu värsket õhku juurde tuli. Nõnda oli Tõllul siis 40 meest taskus. Sõjariistadeks võttis ta kaasa 2 härjavankrit ja pani kummagi vankri peale 20 meest. Ja veel 20 meest pani ta vöö vahele, õla peale ja teisele käsivarrele. Nüüd köitis Tõll ühe vankri teise taha kinni, võttis esimese vankri vehmri kätte ja hakkas Sõrve poole tõttama. Mäepää külaväljal sai Tõll vaenlasega kokku. Ta seadis oma mehed sõjakorda ja hakkas ise taplust juhtima. Kuid vaenlaste hulk oli palju suurem ja juba langes üks Saaremaa mees surnult maha.
Nüüd ei viitnud suur tõll enam pikemalt aega. Ta võttis teise vankri teise käe otsa ja hakkas neid vaenuvägede hulgas ringi keerutama, nii et vaenlasi nagu loogu maas oli. Need vaenlased, kes veel hinge jäid, põgenesid tulise kiiruga Mõntu mäest alla. Seda nähes haaras tõll ühe 6-süllase kuusepalgi kätte ja viskas põgenejatele järele. See vägev palk tappis vaenlased viimse meheni maha. Et nüüd sõrvelaste asjad jälle joones olid, pööras tõll kodu poole tagasi, kuid Viieristi mäekünka juures tundis ta jalad natuke väsinud olevat ja heitis pikali, et sõjatöö peale veidike puhkust maitsta. Samal ajal ootas vanapagan põrgus asjata oma truutsulast. Ei tule teine ega tule. Lõpuks võttis ta nõuks ise sammud Saaremaa poole seada ja lugu oma silmaga üle vaadata. Jõudis vanapoiss viimaks Sõrve randa ja mis ta nägi? Tõll on Viieristi mäe juures pikali maas ja norskab. Norskab nii, et männipuud kahele poole kaardu käivad. Vanapagan kohe arvama, et kuidas oleks kõige parem vägimehele ots peale teha. Viimaks võttis ta nõuks Sõrvemaa Saaremaast ära lahutada ja siis koos tõlluga merre lükata. Hakkaski aga tööga kohe pihta. Saaremaa kõige kitsamast kohast tõmbas ta jalakannaga paraja vao läbi. Nii sündis sinna Salme jõgi. Siis toetas vanapoiss rinna vastu Sõrvet ning hakkas ähkides ja puhkides seda Saaremaa küljest lahti kangutama. Üks mees aga nägi vanapoisi kurja viguri ära ning jooksis tõllu üles hüüdma. Tõll ajaski enda varsti jalule ja nägi kohe, mis lugu lahti. Nüüd oli hea nõu kallis. Ruttu tõi tõll ühest talust mesipuu ja saatis mesilased vanapaganale külla. Küll kihutas vanapoiss mesilinde ühe ja teise käega, aga abi ei midagi. Viimaks polnud enam muud nõu, kui pistis plagama, otse vastu põhja tuult ikka kodu poole. Aga katsu sa mesilastega võidu joosta. Need olid ikka hoolega vanakurja kallal ametis. Lõpuks jõudis vanapoiss otsaga hirmuste heinamaale ja puges seal kähku ühe risuhunniku alla varju. Nii sai ta lõpuks mesilastest rahu. Nüüd tulid Saaremaale rahulikud ajad. Rahvast ei ähvardanud mingi hädaoht ja nii elas ka suur tõll üsna vaikselt oma talus. Tõll võttis nõuks seda rahulikku aega ära kasutada ja endale sauna ehitada. Selleks polnud ta kunagi varem mahti saanud, sest alatised sõjatalitused ja muud tööd võtsid väga palju aega. Nõnda oli ta siiamaale pidanud ikka Hiiumaal leigrisaunas vihtlemas käima. Audlast leidis suur tõll mõnusa saunaplatsi ja hakkas kohe tööga pihta. Kõik, mis saunaehituseks vaja, vedas vägimees ise seljas kohale. Ainult kerisekivide kokkukandmine jäi Pireti hooleks. Tõll näitas naisele ära, missugused kivid kõige parema leili annavad ja Piret hakkas neid igalt poolt Saaremaalt kokku otsima. Piret oli juba mitu põlletäit kive audlasse kandnud, kui ta viimaks Kõiguste kandist ühe väga hea leilikivi leidis. See oli küll natuke suur, aga tõotas väga head ja puhast leili anda. Sellepärast pani Piret kivi põlle sisse ja hakkas audla poole tõttama. Aga kivimürakas oli nõnda raske, et Pireti põllepaelad katki läksid. Kivi kukkus Piretile varvaste peale ja tegi nii kanget valu, et vaene naine suure häälega nutma hakkas. Ta valas nii palju pisaraid, et kogu maa ümberkaudu pehmeks muutus, mispärast seda veel tänapäevalgi naiste sooks kutsutakse. Kuid ega Piret tööd pooleli ei jätnud. Ta parandas põllepaelad ära ja otsis väiksemaid kive kokku, kuni suur tõll ütles, nüüd on küll. Varsti oli saun valmis. Nüüd ei olnud tõllul enam tarvis Hiiumaale sauna minna. Ta vihtles audlas nii palju, kui süda kutsus.
ja see oli talle suureks kosutuseks. Seda kivi, mis Piretile varvaste peale kukkus, võib aga praegugi veel kõigustes näha. Mõne aja pärast sündis Piretil poeg, kellele pandi nimeks Noor Tõll. Rõõmuga nägid vanemad poissi jõudsalt suuremaks sirguvat. Ta oli oma isa nägu, ainult silmad olid taevakarva sinised, nagu emalgi. Ometi ei kestnud see rahulik ja õnnelik aeg kuigi kaua. Ja edasi võite teie kõik siit Suurtõllu raamatust edasi lugeda, mis sellest suurest tõllust sai. Tõll tegi veel väga suuri lahinguid pidas ja ühes lahingus tal löödi veel pea otsast ja ta laskis ennast Saaremaale maha matta. Ja siiamaani on veel alles legend, et kui Eesti rahvas tõesti väga suurde hätta satub, siis tuleb lihtsalt minna sinna ja hüüda kõvasti: tõll, tõll, tõuse üles, vaenlane on maal, küll ma siis tõusen ja rahvast aitan. Nii et jätke see kõik endale meelde ja loodame, et meil kunagi ei tule sellist olukorda, kus me selle vaese suure kangelase peame veel hauast üles ajama.